Kindlustuspettused on teema, mida me tänases saates käsitleme ja täiesti põhjusega oleme Jaanus sinu juures, sest et summa, mis on kindlustusfirma ise oma uurimiste käigus avastanud, mille maksmisest on keeldutud, on kolossaalne, see on 260 000 eurot, mille poolest inimesed on üritanud kindlustuspettust läbi viia. Just see 260 000 on tulnud kokku vaid selle aasta esimese 8 kuuga, et on kahjuks alust arvata, et aasta lõpuks on see summa veel oluliselt suurenenud. Mida selline summa teie jaoks näitab, et ma saan aru, et teil on eelmiste aastate statistika täitsa olemas ja Eesti inimene ikkagi petab? Just kahjuks niimoodi on, et kuigi enamus meie klientidest on ausad, siis aeg-ajalt tuleb ette olukordasid, kus inimesed täiesti teadlikult lähenevadki kindlustusele niimoodi, et üritada siit raha välja petta. Ja kahjuks aastast aastasse see trend on jätkuv ja meie siis omalt poolt üritamegi teha kõik, et ausad kliendid ei kannataks ja üritamegi siis sealt kõik need petturid välja filtreerida ja nendele hüvitamisest keelduda. Kes need petturid on, et kes teie poole pöörduvad? Ma saan aru, et lugu on lihtne, öeldakse, et oi, mul läks näiteks auto katki, makske välja. Just, pettusid on tegelikult 2 liiki. Ühed on nii-öelda tahtlikud ja teadlikud kelmused, kus ongi juba tükk aega mingit asja ette kavandatud, näiteks autol on mingi teadlik vigastus, mida ei ole võimalik odavalt parandada ja siis otsitakse võimalusi, kuidas autot realiseerida ja lõpuks realiseeritakse siis läbi kindlustusjuhtumi. Selline osa portfellist on väiksemas kaalus, aga seal on kahjusummad oluliselt suuremad. Teine ja kõige murettekitavam liik kindlustusseltsi jaoks on see, kui üks klient tuleb meie juurde ja deklareerib oma sõidukil juhtumi, et avastas pargitud sõidukil hunniku vigastusi, aga tegelikult selgub, et need vigastused on kõik tekkinud eri aegadel ja eri kohas ja inimesed kahjuks ei teadvusta endale seda, et kõik sellised vigastused ei likvideerita ühe kindlustusjuhtumi käigus ja kui sihilikult öeldaksegi, et kõik vigastused on tekkinud ühe juhtumi käigus, kuigi see tegelikult nii ei ole, siis see ongi tegelikult kelmus. Ja kindlustusseltsil on õigus siis sellise juhtumiga pöörduda politsei poole. Kuulge, aga kui ikkagi näete, et asi on korrast ära ja tegemist on tõenäoliselt pettusega, siis see inimene, ma vaatan seadust, ta võib reaalselt ka vangi minna. Just, et karistusseadustiku paragrahv 212 näeb ette kindlustuskelmusest rahalise karistuse või kuni 5-aastase vangistuse. Millise karistuse täpsemalt saab, seda otsustab juba menetluse käigus prokuratuur, kuid on ka täiesti reaalne, et inimesi pannakse vangi sellist rikkumiste eest. Kui ma vaatan seda summat, see 260 000, mis on selle aasta jooksul olnud ja paneme siia kõrvale keskmise kindlustusjuhtumi, mis see summa on ja millega inimesed vahele jäävad, kui suurte summadega? Kõige väiksem summa oli meil pettusega 2,5 eurot. Suuremad summad on seal ikkagi 10 000 eurodesse küündivad. Ja kui nüüd rääkida sellest 2,5 eurosest juhtumist, siis oligi meil üks selline väga tragikoomiline juhtum, kus ühe juhtumi käigus tehti sõiduki vigastused korda, muu hulgas remonditi ära ka sõiduki kärukonks ja kärukonksu kate ning paar kuud hiljem tuli meile sisse see sama klient, kes ütles, et järgmise liiklusõnnetuse käigus on temal kannatada saanud sõiduki tagaosa. Ainukeseks vigastuseks deklareeris ta siis selle kärukonksu katte, kodanik teavitas meid, kulutas sellele tükk jagu aega, pöördus remondiettevõttesse, palus remondiettevõttel koostada kalkulatsiooni, remondiettevõtte koostas kalkulatsiooni, kus ainsaks kannatada saanud objektiks oligi see 2,5 eurot maksev kärukonksu kate. Peale seda siis kodanik omakorda pöördus veel kindlustusseltsi poole ja palus meil selle katte hüvitada. Meie siis loomulikult fotode põhjal juba tuvastasime, et see kärukonksu kate on juba eelmine kord hüvitatud ja keeldusime talle sellest hüvitamisest. Aga kas või juba see asi näitab, et inimesed summast hoolimata ja enesele teadvustamata ka juba väikeste asjadega pöörduvad kindlustuse poole ja üritavad saada hüvitist asjade eest, mille eest nad tegelikult hüvitist saada ei tohiks. Te ei ole ju ametlikud uurijad, te vedete oma võimuse piires, mida te saate asja seal välja selgitada, et kas on tegemist pettusega või mitte. Et töömeetodid jäävad siinkohal praegu kõrvale, jah? Just töömeetoditel me väga ei peatuks, aga samas me oleme enamgi ju kindlad, et me suudame tuvastada ära praktiliselt kõik kelmused, mis meil läbi viiakse. Ja kõik kelmid, kes meil neid kelmuseid läbi viivad, saavad ka vastavalt karistatud. Kui palju infot vahetavad kindlustusfirmad, et kui ikkagi teie klient on kindlustuspettusega vahele jäänud, see just kui ma eeldan, et loogiliselt võiks olla ju täitsa avalik info kõigile teada. Just, et kui meie klient jääb kindlustuskelmusega vahele, siis prokuratuur menetleb seda asja ja loomulikult lõplik asi päädub kohtulahendiga. Kohtulahendid on tänapäeval avalikud ja need kohtulahendid on teada ka siis kõikidele teistele kindlustusseltsidele ja lõpuks see võibki pääduda sellega, et inimene ei saa enam kusagil kindlustusseltsis oma vara kindlustada, kuna ta kelmusega vahele jäänud on ja kuna kindlustusteenus, välja arvatud liikluskindlustus on vabatahtlik teenus, siis igal kindlustusandjal on õigus otsustada, kellele ja mis tingimustel ta kindlustuskaitset pakub.